Tere õhtust, taas algab loodusõhtu. Täna on meil liikumise aasta, on Soomelähe aasta, on Paakspuu aasta, on Türnpuu aasta, on Hallkäpa aasta, on päeva Paabusilmu aasta, on Viigri aasta, aga kõige tähtsamad meil tänavu on jäälinnu aasta. Alustame hümniga. Palun, Riho Sibul. Tänan, tere õhtust. Peep Veedla kirjutas järgneva luuletuse. Jäälind on häälind, kuis muidu võiks olla nii kaunis ta lend ja ta poos. Kallis kivina helgib, kes näeb teda kelgib, ma olen nüüd õnnega koos. Kalad küll, aga nõnda ei arva, meile jäälind on vastu karva. Jõe kohal neid lind aina passib, sööb ise ja lastele tassib. On hääti sündin ma kalaks, siis lauludest nutaks ja halaks. Nüüd öelda võin südamel käsi, jäälindu ma kiitmast ei väsi. Jäälind on häälind, kuid muidu võiks olla nii kaunis ta lend ja ta poos. Kallis kivina helgib, kes näeb teda kelgib, ma olen nüüd õnnega koos. Tüma, Peep Veedla. Ja Riho Sibul. Ja jäälinnu aastat peab ornitoloogia ühing, kui mõelda Johannes Piiperi peale, kes kunagi selle asutas, aga omakorda ornitoloogia ühingus jäälinnu aastat peab teine Riho Kinks, nii et tänane õhtu on 2 Riho õhtu. Ole hea, Riho. Ma mikrofoni ei kasutagi, ma mõtlen, ma olen siia pulti. Jah. Sobib. Tervist, head sõbrad. Mina olen siis see teine Riho. Võta ikka see. No kuidas soovite? 1 on paremini kuulda. Väga hea. Ühesõnaga, mina olen see teine Riho siis Eesti Ornitoloogia Ühingust ja nagu Jaan siin ees juba ütles, siis täna räägime jäälinnust. Tänane õhtu on pühendatud ainult ühele linnule ja see on aastalind 2014 jäälind. Ja enne kui ma teile jäälinnu pilti näitan, ma paneme siia ühe pildi ka jäälinnust. Esimene küsimus, mis meilt on küsitud ornitoloogia ühingus, on see, et mille pärast te valisite siis aastalinnuks jäälinnu. Ma räägin selle loo kohe ära, enne kui me läheme siis jäälinnu ja muude juttude juurde edasi. Põhjuseid on selleks 2. Esiteks, et tegemist on tõelise pärliga Eesti linnustikus, nagu te siit pildi pealtki võite näha, siis sellist lindu teist Eesti lindude seas praegu vähemalt ei ole. Miks ma ütlen praegu ei ole, sellest kohe kuulete. Ja teine põhjus on see, et jäälind on, võib öelda, fotograafide üks lemmiklinde, nii et kui vaatame fotoportaale näiteks, siis sealt sageli vaatab vastu jäälind. Küll ühes, küll teises poosis, aga tegelikult jäälinnust endast me väga palju ei teagi, vähemalt nooremad inimesed mitte, sellepärast et Eestis on ainult üks inimene, kes on jäälindu põhjalikumalt uurinud ja see toimus juba väga-väga kaua aega tagasi, eelmise sajandi esimeses pooles ja keskpaigas. See mees oli eelmise sajandi võib-olla üks tuntumaid ornitolooge, Erik Kumari, kes uuris jäälindu enne
ja pärast teist maailmasõda Ahja jõel kuulsa Taevaskoja piirkonnas. Tal oli seal vaatluse all umbes 18 või 20 kilomeetrine jõelõik, kus ta siis 10 aasta jooksul uuris jäälinde ja sellest valmis ka mitu kirjutist ja lõpuks tol ajal nimetati seda kandidaaditööks, ühesõnaga lõpetas siis ülikooli kõrgeima taseme, uurides siis jäälindu. Ja täna on mul hea võimalus ka siin teile esimest korda avaldada väike saladus, et see Erik Kumari põhjalik töö seisab Tartu Ülikooli raamatukogus ja seda on võimalik ainult koha peal lugeda, seda välja üldse ei laenutata, see on selline haruldane teos, aga koostöös Tartu Ülikooli raamatukoguga meil on õnnestunud nüüd see raamat digiteerida ja saada selleks õigused ja õige pea siis saab see kõigile lugejatele ka avalikult kättesaadavaks. Ja tuleb ilmselt ka väikene loodusõhtu, seekord küll Tartus, kus me siis räägime sellest Erik Kumarist ja tema uuringutest natukene lähemalt, nii et täna just raamatukogu enne siia tulekut teatas mulle, et see raamat on digiteeritud ja kõik on valmis selleks, et seda esitleda. Nii et olete oodatud siis Tartusse järgmine kord. Aga nüüd siis jäälinnu juurde tagasi. Kõigepealt sellest, kes see jäälind üleüldse selline on, vabandust, ühe asja unustasin veel öelda, et siin tänase õhtu reklaamis oli välja kuulutatud, et Riho Kinks räägib Sven Satseki tuntud loodusfotograafi fotode taustal jäälinnust. Ma pean siin vabandama natukene Sveni ees ja kõigi teie ees, kes te olete tulnud siia Sveni slaidiprogrammi vaatama, et ma olen poetanud siia sisse natukene ka muid pilte, mitte küll palju, aga mõned, et teha natukene mitmekesisemaks seda tänast juttu ja selleks, et tuua sisse ka linde natuke kaugemalt kui Eestimaa, keda siis Sven ei ole ka pildi peale üldse saanud. Ja kui siin tulevad pildid, mis ei ole Sveni tehtud, siis seda ma teile ütlen või see on pildi juures ka kirjas ja ülejäänud kõik on tõesti Sven Satseki kokku pandud pildiprogramm ja suur tänu talle selle eest. Kes siin käis detsembris, kui oli samuti aastalinnu õhtu, kus küll räägiti rohkem nurmkanast, eelmise aasta linnust ja vähem jäälinnust, siis seal oli võimalik juba osasid neid pilte näha, mida tänagi siin on näha. Aga siis nüüd hopsti jäälinnu juurde. See siin ekraani peal on minu absoluutne lemmikpilt jäälinnust, mida ma siiani olen üldse näinud. Tõeline kevadine pärl istub sellise lehte minema lepa oksa peal ja nagu ütlevad laulusalmid, nagu ütlevad inimesed, kes on jäälindu loodusest näinud, tõeline Eesti jõgede pärl või Põhjamaade kallis kivi, nagu jäälindu kutsutakse ja pole raske ära arvata, mille pärast teda niimoodi kutsutakse, kui me vaatame talle otsa, siis näeme, et tema selja pool on lausa helendavalt sinine, võib öelda isegi neoonsinine ja kõhu pool kaunis oranž, nii et sellistes värvides linde Eestis on peale jäälinnu ainult üks, keda me teile peagi kohe ka näitan, aga jäälind on siis tõesti praegu ainus Eesti linnustiku esindaja, kes on nii säravate ja kaunite värvidega. Ja mis võib-olla jäälinnule veel iseloomulik on, mida tasub silmas pidada, arvestades ka seda juttu, mida ma teile siin täna edaspidi veel räägin, on jäälinnu nokk, mis on selline pikk, tore, terav nokk, nagu rähnil umbes ja sellepärast ja ühel teisel põhjusel veel kutsutakse jäälindu ka jäärähniks. Ilmselt sellepärast, et tal on selline sarnane nokk ja tema elukombe tõttu ka. Ja teine asi, mida soovitan siin korraks vaadata, on jäälinnu jalad. Paistavad kõhu alt, hoiavad oksast kinni ja näevad välja, määraja ütleb, et need on korallpunased. Nii et tõepoolest nad näevad välja korallpunased ja see siin linnul pildi peal on üks jäälinnu vana lind. Nii et Eesti linnustikus tegelikult ei ole jäälindu mitte kellegagi segamini ajada, suuruselt on ta umbes varblase suurune ja tegutseb ainult veekogude läheduses, nii et ma olen ikka öelnud, et üle 2 meetri veekogust kõrgemal ega kaugemal jäälindu väga ei näe ja kes näeb, see on tõesti õnnega koos, nagu siin Riho juba laulis ka, et kes jäälindu näeb, see õnnest õhkab. Nii et segamini pole teda kellegagi ajada, kuigi muidugi inimeste fantaasia on
hämmastav ja meile tuleb igasuguseid teateid jäälinnu pähe ka, aga üldiselt on ta väga lihtsalt äratuntav lind. Ja kohe räägin ära selle jutu ka, miks siin on siis 2 fotot jäälinnust, nagu siit isegi lugeda näete, siis üks on emane, teine isane ja nende vahe pole üldsegi mitte selles, et üks on umbes 4 korda suurem kui teine. Need on siin, see on väike selline Sveni vingerbuss nende fotodega. Nad on täpselt ühesuurused, näevad ühesugused välja, sulestik on samasugune, ainult üks pisikene vahe on emasel ja isasel jäälinnul ja seda on võimalik näha siis, kui tõesti on võimalik teda foto pealt vaadata või binokliga siis jälgida tema elupaigas lähemalt ja tuleb vaadata jäälinnu nokka. Jäälinnu noka alumine pool on emaslinnul punane ja isaslinnul must. Väga lihtne, vähemalt pildi peal tundub see lihtne. See punasne võib olla siin natukene, teda võib natuke vähem olla, natukene rohkem, aga üldiselt niimoodi see on ja kui me siin neid pilte hakkame vaatama, siis võite ise sellele ka tähelepanu pöörata ja omaette mõtiskleda, et kumb see siis pildi peal võiks olla, kas emaslind või isaslind. Aga nüüd hüppame, kui ma õigesti mäletan, hoopis teise kohta. Kui meile tundub, et see jäälind, kes meil siin elab, on üks tõeline värvipomm, keda Eesti linnustikus teist ei kohta ja me oleme väga uhked, et Eestis selline lind on olemas. Nii värvikirev tõeline eksoot, keda me oleme harjunud nägema kusagil võib-olla kaugete maade loodusfilmides kuskilt džunglist või Aafrikast või Lõuna-Ameerikast või ei tea kust, siis kui vaadata jäälinnu sugulasi, kes on tegelikult esindatud kõigil maakera mandritel, jäälinnud on tõesti levinud peaaegu igal pool, siis me näeme, et see meie jäälind võib-olla sealt nii hästi välja ei paistagi sellest seltskonnast. Ja need pildid, mida ma siin nüüd näitan, need ei ole muidugi Sveni tehtud, vaid on maailma lindude atlasest võetud. Ja siin näeme, et jäälinde on olemas siniseid, on punaseid, on valgeid, on musti, on suuremaid, on väiksemaid, on karvaseid, on sulelisi, on selliseid pikasabaga jäälinde olemas ja on olemas rohelisi murukarva, jäälinde, suuremaid, väiksemaid, mõnel on veel tutt peas ja siis on olemas veel selliseid naljaka näoga jäälinde, kelle nokk on justkui nagu mingi king või ma ei teagi, mismoodi see võiks välja näha või kuidas seda lindu kirjeldada, nii et see jäälindude maailm on päris kirju ja lai, kui vaadata laiemalt ja mitte ainult siin Euroopas ja Eestis ringi. Ja siin võib-olla juhiks tähelepanu ainult ühele linnule, kes on paremal all nurgas siin kõige suurem ja kõige ilusam ka tundub selle lehekülje peal. Kas keegi teab, mis selle linnu nimi on? Ei tea mitte keegi, no seda ma kahtlustasin, kuigi oletasin, et võib-olla mõni inimene, kes on käinud Austraalias, tuleb selle peale, et seal elab üks jäälinnu sugulane, kes on Austraalia üks armastatumaid linde. Ja selle linnu nimi on kookaburra. Kas te olete midagi sellisest linnust kuulnud? Ja foto peal näeb see lind siis välja selline ja tõepoolest Austraalias on ta margi peal, on ta rahatähtede peal, igasuguse sümboolika peal, meil võite siit tagant saali otsast pärast vaadata jäälinnu särke ja šokolaade, aga ma arvan, et Austraalias on sadade viisi näha kookaburraga igasuguseid meeneid ja kõikvõimalikke asju ja ta on väga armastatud lind ka sellepärast, et ta elab inimasustuse läheduses ja pole üldse samasuguse eluviisiga nagu meie jäälind siin, kes elab ainult vee läheduses, vaid tema elab hoopis metsas. Ja kui vaadata neid kirjusid jäälinde, keda ma siin enne näitasin, siis paljud neist elavad samuti metsas või hoopis kuskil põllu peal, nii et hoopis teistsuguse eluviisiga, kui see meie Eesti jäälind on. Ja see kookaburra ise on hoopis lihatoiduline, mitte kalatoiduline nagu jäälind näiteks. Nii et tema sööb siis sisalikke, konni, hiiri, mis tal kätte satub, hoopis seda laadi elukas. Ja ise võite, soovitan YouTube'ist vaadata märksõna alt kookaburra, siis näete seal, kuidas nad häälitsevad. Nimelt eesti keelde tõlgituna võiks see Austraalia kookaburra kõlada kui naerev kookaburra.
ja näete sealt ka, miks tal selline nimi on. Nii palju siis jäälinnu sugulastest mujalt maailmast. Ja nüüd jõuame selle lehekülje juurde, seal maailmalindude käsiraamatus, neid lehekülgi oli muidugi veel, päris palju oli veel, ainult võtsin ühe valiku siia. Jõuame selle lehekülje peale, kus siis paremal servas kükitab meie enda jäälind. Ja kui me vaatame nüüd kogu seda seltskonda, siis võib-olla, peame kahetsusega nentima, et see meie jäälind ei olegi kõige eredam pärl kogu selles jäälindude seltskonnas, kui vaadata isegi tema lähemaid sugulasi, seal üleval on sellised eriti sinised tüübid. Nii et kui vaadata laiemalt maakeral ringi, siis näeme, et see meie jäälind ei olegi väga silmapaistev, aga me ei lase ennast sellest heidutada, sellepärast et terves Euroopas ei leidu neist mitte ühtegi, keda ma siin näitasin, kui ainult see üks ja sama jäälind, kes elab ka meil Eestis. Nii et nii palju siis sissejuhatuseks jäälinnu sugulastest, et te saaksite aimu, mis tegelane see Eestis on. Ja kui Eestisse nüüd tulla hüpata, siis Eestis on ka mõned jäälinnu sugulased, aga mitte nii-öelda vennad, vaid natuke kaugemad sugulased, nii-öelda onupojad, kes ei ole mitte jäälindlaste hulgast, vaid hoopis siniraaglaste hulgast. Ja jäälind siis Sveni foto on seal üleval vasakul ja ülejäänud fotod on siis laenatud Wikimeediast. Ja üleval paremal näeme mesilase näppe. Kui Eestis tavaline lind on kärbsenäpp, elab, ma arvan, paljudel teil võib-olla kodu juures ka pesakastis, siis need ilusad linnud on hoopis mesilase näpid, kes siis näppavad mesilasi. Ja kõik need liigid on lõunapoolse levikuga, nii et Eesti on nende liikide põhjapiiriks ja mesilase näppe kohatakse Eestis võib-olla üle 2-3 aasta juhtub mõni siia eksib ära ja alati nad on nagu siin pildi peal, kunagi ei tule üksinda, vaid alati on väikese salgaga, võib seal isegi 10-15 lindu olla, istuvad telefonitraadil ja möödaminejad ehmatavad ära, et papagoid on saabunud. Et seda võib juhtuda Eestis. Siis vasakul alumine on vaenukägu. Seda lindu võib-olla mõni on isegi näinud. Tema Eestis ka pesitseb kusagil 10, 15, 20 paari, võib-olla terve Eesti peale, nii et võib kohata. Ja teda samuti aetakse segamini papagoiga või õigemini peetakse teda papagoiks sellepärast, et või kakatuuks, eks ole, et tal on samasugune uhke sule tutt pea peal, mida ta siis erutatult ajab püsti, nii et seda lindu võib Eestis ka näha. Ja paremal all on lind, kelle nimi on siniraag ja kelle pärast ma enne ütlesin, et praegu ei ole Eesti linnustikus ühtegi jäälinnule sarnast lindu, sama värvikirevalt sellepärast, et jää või see siniraag kahjuks on ilmselt Eestist välja surnud, sest eelmine aasta oli esimene aasta viimase, ma ei tea, ma arvan 100 aasta jooksul vähemalt, kus ei nähtud mitte ühtegi siniraaga enam Eestis. Ja need pesakastid, kus ta on pesitsenud veel seal Lätimaa piiri ääres, need olid kõik tühjad, nii et näeme, ta peaks siin paari nädala pärast hakkama saabuma Eestisse, kui mõni peaks siia ära eksima, et näeme, kas sel aastal on asi parem või mitte, aga üldiselt temaga on kehvasti, et kes näeb siniraaga, siis see saab preemia, ma tean, ornitoloogia ühing on välja pannud preemia ka sellele, kes siniraaga näeb. Aga tagasi jäälinnu juurde. Jäälind, nagu ma ütlesin, siis see jäälind, kes pesitseb Eestis ja kogu Euroopas ainult üks jäälinnu liik, see sama liik on tegelikult samamoodi väga laia levikuga, üldse mitte mingisugune Euroopa nähtus, vaid siin pildi peal, neid värve pole vaja siin väga tähele pannagi, vaid lihtsalt siin on selline skemaatiline pilt, kus võib seda sama jäälindu kohata, näete isegi siit kuni Põhja-Aafrikast, kuni kaugele sinna Austraalia juurde välja, ulatub selle jäälinnu levila ja üks hea näide selle kohta on lugu, mis juhtus selle aasta jaanuaris, kui me kuulutasime välja, et jäälinnu aasta algab, siis saabus minu postkasti üks tore foto jäälinnust ja mina kohe kirjutasin vastu sellele inimesele, et kus sa seda jäälindu nägid, et me paneme ta kohe kaardile, et väga tore vaatlus on. Ja tema ütles, et ta nägi seda Jaapanis. Ta oli eestlane ja elab Jaapanis juba pikemat aega ja seal kohtas siis seda sama meie jäälindu ja saatis foto meile. Ja just paar päeva tagasi laekus ka jäälinnu joonistusvõistlusele üks joonistus Jaapanist.
täiesti eestlased, nagu öeldakse, igas sadamas on üks eestlane, ilmselt siis ka Jaapanis, nii et sealt on meile kohe mitu tagasisidet tulnud selle jäälinnu kohta, nii et see on hea näide selle kohta, et jäälind ei ole mitte ainult meie piirkonnas levinud, vaid tegelikult päris laialt. Kuigi need alamliigid on erinevad, aga nende näo järgi vahet tegemine on päris keeruline, nii et enam-vähem ühesugused näevad ikkagi välja. Ja mina ise olen jäälindu näinud kunagi Hiinas hoopis. Ja nüüd läheme järjest lähemale sellele jäälinnule ja tema elule siin Eestis. Siin on üks pilt juba Eestimaast ja see pilt on tehtud Alampedja looduskaitsealal. Siin see alumine uss, mis näeb porikarva välja, on Suur Emajõgi ja seal on näha üleval pool siis selline siniselt helendav Emajõe Vanajõgi või soot. Ja Sven on mulle rääkinud, et tema ikka väga armastab seda Alampedja kaitseala, ma tean, ja liigub seal palju ringi ja ütleb, et need soodid on jäälinnule üheks meelis elupaigaks, et alati, kui ta seal sootides ringi sõidab paadiga ja siis looduspilte teeb, siis ta kohtub seal jäälindudega. Ja jäälinnule meeldivadki siis peamiselt jõed, võib-olla mitte, see ei ole kõige tüüpilisem jäälinnu elukoht, kui mõelda, et Suur Emajõgi on niisugune suur ja lai ja veel porine kah, nagu siit näha, või selline mudakarva, siis jäälinnule meeldivad sellised jõed, mis paistavad, vesi paistab läbi, ta on voolav jõgi, ei ole seisva veega ja kindlasti peab tema elukohas olema jõe ääres kas puid või põõsaid, nagu siingi on pildi peal näha, siis on puude ja põõsastega see jõesoot ääristatud. Ja miks see kõik oluline on, sellest ka tuleb juttu. Ja kui vaadata, kus see jäälind siis Eestis levinud on, maakera levikukaarti me nägime, siin on jäälinnu pesitsusaegne levikukaart Eestist. Siin samuti ei ole vaja üldse neid värve tähele panna, vaid kus need täpikesed asuvad. Kui esmapilgul vaadata, siis tundub, et terve Eesti on nende täpikestega kaetud ja jäälindu võiks igal pool kohata. Ja peaaegu niimoodi see on, aga on siiski teada, et Lõuna-Eestis on jäälinnu kohtamise tõenäosus suurem, sest tema asustustihedus siin on suurem ja talle on siin rohkem sobivaid jõgesid. Ja teine asi, mida siin tasub tähele panna kaardi peal, kui te vaatate Lääne-Eestit mere ääres, mandri osas, siis seal peaaegu jäälind puudub, on küll teada, et tegelikult neid täpikesi paar tükki seal rohkem on kui siin kaardi peal. Ja hoopiski puudub pesitseja linnuna jäälind saartelt. Miks see niimoodi on, seda ei ole osanud ka saarlased ega hiidlased ise öelda, siis seal elutsevad ornitoloogid, et miks seda jäälindu seal ei ole, et jõed võiksid justkui sobivad olla, aga see on selline üle maailma tuntud saarte fenomen, et paljud siis mandritel tavalised linnuliigid saartelt hoopis puuduvad. Näiteks võtame selle sama Saaremaa Hiiumaa, siis väga haruldane on seal valge toonekurg, millegipärast puukoristaja ei taha sinna minna, tutt-tihane ei taha minna ja nii edasi, et neid mandril tavalisi linnuliike on terve rida, kes millegipärast ei taha üle selle väikese mere osa minna, et siis läheks elutsema sinna Saaremaale või Hiiumaale. Aga siit on muidugi üleskutse, et see ei ole üldse võimatu, et jäälind seal pesitseb, vähemalt Saaremaal on teada, et kunagi ta on seal olnud, nii et üleskutse teile kõigile, kes te satute sel aastal Saaremaale või Hiiumaale, minge vaadake, kammige seal jõgede ääri, äkki teil õnnestub näha jäälindu, kui mitte pesa leida, siis isegi jäälinnu nägemine suvisel ajal saartel on väga suur sündmus, andke sellest kindlasti meile teada ja siis me saame seda ka teistele, seda rõõmusõnumit edasi anda, et saartel siiski jäälind esineb. Ja üleüldse Eestis jäälinde arvatakse, et pesitseb 50–300 paari. Nii et selle järgi võiks arvata, et siin tundus, et terve Eesti on täpikesi täis, eks ole, et tegelikult ta ei ole üldse nii arvukas, et ta nüüd igal pool ette peaks jääma meile, vaid selleks, et jäälinnuga kohtuda looduses, on ikkagi vaja teada, millistes elukohtades ta pesitseb ja millised tema elukombed on. Ma ütlen juba etteruttavalt ära, et jäälind on väga ettevaatlik lind, nii et teda niimoodi suure hurraaga vaatama minna ei saa. Võib-olla mõned teist käisid ka looduse omnibussi jäälinnu retkel Taevaskojas, kus mina ise rääkisin ka jäälinnust muu kõrval. Siis te seal nägite, et kui me olime seal 150 käsi, et siis me ei näinudki jäälindu. Ja selle üle ei maksa muidugi väga
imestada tegelikult. Nii et ta on üsna pelglik lind ja et selliseid fotosid saada, nagu Sven on saanud, siis ma tean, et tema on välja luuranud siis jäälinnu pesitsus- ja elukohad. Ta õpib neid linde väga hästi lähedalt tundma, nende elukombeid, ja ta on pannud jõe äärde siis sobivasse kohta varje telgi üles ja istunud seal kuu ja rohkem järjest ja jälginud jäälindude elu ja niimoodi on võimalik siis neid ka niimoodi lähedalt pildile saada, nagu siin on üks selline üsna harukordne pilt, kus jäälind on hoopis kõhu poolelt ja tiivad laiali. Selliseid pilte on kaunis vähe näha. Ja üks oluline moment jäälinnu elus on talv. Jäälind Eestis on rändlind, võib öelda. Suvel on 50–300 paari jäälinde meil, talvel arvatakse, et kuni 50 lindu, mitte siis paari, vaid 50 lindu. Ja siin pildi peal on üsna selline haruldane juhtum, kus pildi peal on jäänud koguni 2 jäälindu ja see ei olegi võib-olla väga haruldane pilt, kui on väga külmad talved, jõed külmuvad suures osas kinni ja jäävad ainult üksikud jäävabad lõigud, siis Sven on ise ka öelnud, et ta on näinud selliseid momente, kus ühe jäävaba jõe lõigukese peal või seal võib öelda isegi väike tiigike või auguke on järgi jäänud sinna jõe peale, et seal on 5 jäälindu koos talvel. Nii et siis nad koonduvad sellistesse kohtadesse, kus neil on võimalik veel toitu hankida ja võib neid näha rohkem üheskoos. Aga talv on jäälindude elus väga karm aeg ja kui ma ütlesin enne, et Eestis pesitseb arvatavasti 50–300 paari jäälinde, siis see ei tule mitte sellest, et me ei tea sellest jäälinnust eriti midagi. Et ei teagi, et kas on 50, 100, 200, palju neid siin võiks olla. Vaid asi on selles, et kui tulevad külmad talved kogu jäälinnu talvitusalal, mis siis ulatab Kesk-Euroopast Lõuna-Euroopasse välja, kuhu meie jäälinnud ka talveks lähevad ilmselt, kui seal on külmad talved ja Eestis ka, siis võib juhtuda see, et suur osa asurkonnast võib ühe talvega peaaegu et välja surra ja seda on kirjeldanud ka Erik Kumari, kellest ma alguses rääkisin, kes siis jäälinde uuris, et oli kas 39. või 40. aasta karm talv eelmisel sajandil ja peale seda ta ei näinud ühtegi jäälindu enam. Nii et sellepärast kõigub ka tema pesitsusaegne arvukus nii suurtes piirides. Aga jäälindude talvisest elust tuleb tänase päeva lõpuks veel natukene juttu. Ja siin on üks värske kaart. Nimelt juba jaanuarist alates kogume me kõiki teateid jäälinnu kohtamisest, nii et kui te olete jäälindu kohanud, meile pole teada andnud, siis andke seda kohe teada ja kõige lihtsam on seda teha jäälinnu kodulehel ise kaardile märkida täpikesena. See täpike ei ole muidugi päris täpselt selline nagu siin, aga põhimõtteliselt samamoodi kaardile märgite selle vaatluskoha ära, kus nägite, mida nägite ja selle põhjal on siis koostatud see kaart, siin on jäälinnu vaatlused eelmise aasta detsembrist kuni selle aasta veebruarini, mida siis linnuvaatlejad peavad talveks. Lindude talv on detsember kuni veebruar. Nii et siin on jäälinnu talvised vaatlused ja meile selleks ajaks, kui seda kaarti tegin, oli laekunud infot umbes 40 jäälinnu kohta üle Eesti. Ja nagu te näete siin, millele tähelepanu juhtida, esiteks on 2 täpikest Saaremaal ja mõlema täpikese taga oli 2 lindu koguni. Nii et võib arvata, et Saaremaal siis talvitas sel aastal vähemalt 4 jäälindu. Nii et rändeajal ja talvel võib jäälinde kohata peaaegu kõikjal Eestis, mitte ainult siis mandril ja mitte ainult jõgede ääres, vaid teine asi, mida siin tähele panna, täpikesed paiknevad mererannikul, ehk siis jäälinnud on läinud siis sobivaid elukohti otsima ka mererannikule ja seal on ka isegi mitut lindu korraga nähtud mitmes kohas, nii et tõesti talvel võib jäälindu näha igasugustes kohtades, näiteks Haapsalu veepuhastusjaam on üks selline hea koht, kus linnuvaatlejad käivad linde vaatamas talvel, sellepärast et sealt tuleb soe vesi, mis hoiab merd seal lahti ja seal saavad linnud siis toituda ja üldse igasugused solgiaugud ja muud toredad kohad, kus talvel soe on, näiteks Prügimäed on väga hea linnuvaatluskoht talvel. Sinna kogunevad kõik prussakad ja putukad ja nende järel igasugused närilised ja nende järel siis linnud ja imetajad ja muu elustik, nii et seal on tõeline loomaaed talvel. Minge vaadake, kui teil õnnestub muidugi sisse pääseda sinna Prügimäele.
Aga nüüd hüppame tagasi jäälinnu suviste tegemiste juurde ja siin pildi peal on näha üks jäälind kalaga. Ja see on väga oluline pilt, sellepärast et kala on jäälinnu elus, võib öelda, kõige tähtsam. Sellepärast et kala on jäälinnu peamiseks toiduks. Ja kui me mõtleme tema ingliskeelse nime peale, mis on siis kingfisher, ehk eesti keelde tõlgituna võiks olla kuninglik kalur või kalastajate kuningas, siis see nimi ei ole mitte ilmaasjata talle sattunud ega juhuslikult, vaid jäälind tõepoolest on üks osavamaid kalastajaid, keda linnuriigis võib kohata ja kindlasti Eestis. Ja tema toiduks on siis pisikesed kalad, sellised 5-6 sentimeetri pikkused ja vahel harva napsab ta mõne vee selgrootu ja veel harvem võib ta püüda ka õhust, mõne õhus lendava putuka siis vee kohalt. Aga peamiselt istub ta oksal, nagu siin näha, ja passib kalu. Ja need pildid, järgmised 3 pilti on siis autoriks Charlie Hamilton James, sellepärast et selliseid pilte ka Svenilt ei õnnestunud saada, mida siin näha on, ja ma isegi ei tea täpselt, kuidas need tehtud on tehniliselt, aga see ei olegi üldse oluline, vaid oluline on see, et kui me jõe äärde läheme jäälindu otsima, siis umbes 99% juhtudest me näeme jäälindu täpselt sellises poosis, nagu siin on. See on pildistatud Inglismaal, aga jõgi on täpselt nagu meil, selline tore läbipaistva veega, üsna kiire vooluga, seal on sellised järsud kaldad teisel pool, on põõsaid, on puid, millest ma rääkisin, mis on oluline. Ja miks on puud ja põõsad olulised? Sellepärast, et oma saagi passimiseks peab jäälind leidma toreda vee kohale ulatuva oksa või roika, kus siis, nagu siin pildi peal näha, vette vahtida. Ja täpselt selline on pilt, kui me tahame jõelind või seda jäälindu jõe ääres näha, siis enamasti ta just niimoodi istub kas mõne rondi või vee kohale ulatuva oksa peal ja passib kalakesi. Ja kui ta on seal sobiva saagi välja vaadanud, kes sealt oksa alt siis läbi ujub või seal hetkeks peatub, siis sööstab jäälind nagu nool sinna vette ja napsab vee alt kalakese nokka, nagu siin näha on. Siin on vee alt suisa pildistatud seda jäälindu ja lendab selle kalakesega sealt vee alt uuesti välja, kalanokas, ja maandub siis oksa peal. Seal samas, kus ta sinna vette sukeldus, jälle sinna tagasi. Ja sellega veel tema see protseduur ei lõppe, selle kala töötlemise protseduur, vaid tal on veel üks niisugune huvitav komme, et enne kui ta kala siis sööma hakkab, nüpeldab ta seda kala vastu oksa ja alati peaga. Arvatakse, et ta teeb seda sellepärast, et kala ei rabeleks loomulikult, kui ta teda sööma hakkab. Ja kui see kala on siis vaigistatud, siis kugistab selle kala tervenisti pea ees alati alla. Ja miks pea ees? Seda oskate võib-olla isegi aimata, kui te olete näiteks käbi üritanud toppida tagurpidi kuhugi, siis te saate aru, miks ei ole hea ka kala tagurpidi neelata. Eriti kui see juhtub veel ogadega kala olema, nagu väike ogalik näiteks, mis võib ka sattuda jäälinnu toiduks. Ja siin parempoolsel pildil on juhtunud hoopis selline lugu, et jäälind on, siin pildi peal on ta ise ka selline hästi uhke sirge seljaga ja nina taeva poole nii palju, kui veel jõuab selle priske saagiga, on saanud siis nii suure kalasaagiks, et see, kui nüüd välja sirutada, siis on jäälinnu pikkune. Ja kui siit seda pilti hoolega vaadata, siis on näha ka, et jäälind ise on soomustega koos, nii et tal on kõva võitlus käinud selle kalaga. Aga kahjuks peab ütlema, et nii suured kalad tema kurgust alla ei lähe ja selliste kaladega ei ole tal tegelikult midagi teha ja poetab need vette tagasi või jätab kuhugi sinna oksa kõrvale. Aga vähemalt annab siis linnu võib-olla uhkustundele grammikese juurde, et ta on sellise teoga hakkama saanud. Nüüd vahelduseks ma näitan teile 2 videot, kes on teist käinud jäälinnu kodulehel, käsi püsti. Väga vähesed. See on praegusel momendil väga hea, sellepärast et järelikult ei ole neid videosid näinud, mida ma kohe näitan, ja saate ise kodus neid tegelikult üle vaadata. See on siis jäälinnu
koduleht, seda ma korraks pärast ka näitan, siin saate kõike tarka juttu jäälinnu kohta teada, ja esimene video, mida ma näitan, on siis aegluubis filmitud, kuidas jäälind kala püüab. Kõik see, millest ma enne rääkisin, kuidas see siis aegluubis välja näeb. Et sukeldub nagu nool sinna vee alla ja sealt üritab siis selle, no näete, siin on ühe kala kätte saanud, eks ole, ja üritab sellega kuidagi sealt veest siis uuesti lendu saada, mis on iseenesest juba üks väike ime minu arvates, et kuidas ta sealt veest sellise tõuke peab andma endale, et ta suudab nii kõrgele tõusta, et saab tuule tiibadesse uuesti. See on päris energiakulukas, on kogu see kala püüdmine jäälinnul. Ja on teada, et umbes, no ütleme rusikareeglina, pooltel kordadel õnnestub tal sealt veest ka midagi tabada. Nii et ei ole kõige kehvem kalur sugugi. Ja siin selle lõigu peal näete veel seda, kuidas ta siis kukub vette tagasi, et tal ei õnnestugi ühe korraga üldse sealt vee alt välja pressida ennast kuidagi, nii et kujutage ette, kui ise peaks midagi sellist ette võtma, see on väga energiakulukas, nii et ega see kalapüüdmine jäälinnule väga lihtne ei ole. Nii, ja teine filmikene näitab seda, kuidas see jäälind siis kala püüab, kui me vaatame seda nii-öelda tavalise filmina. See on üks tore pisikene filmikene jäälinnust, mille peale räägib siis maailma kuulus, üks kuulsamaid võib-olla loodusfilmi mehi David Attenborough. Alongside the rivers and streams of the Barwich Valley, there lives a real jewel, the kingfisher. When it hangs in the air, it looks like a hummingbird. Its daily food is small fish, which it hunts with great skill. But no matter how good a fisherman it is, one day the kingfisher may drop the catch. Just like human anglers, the kingfishers know the good fishing spots and will fight to fish there. Hitting the spiny stickleback against a branch, the kingfisher knocks it out and then strips off the spikes. This little bird can catch and eat 10 small fish in a day. No vot, siit pisikesest filmilõigust oli väga hästi näha see kõik, millest ma enne rääkisin selle jäälinnu kohta. No nii, hüppame siit, sops, kuhu me jäime? Jäime siis siia sellesse kohta. Ja mida sealt filmist kaks asja võib-olla veel tähele panna lisaks sellele, millest ma juba rääkisin, et esiteks see, mis tundub meile fotosid vaadates väga lihtne võib-olla, et sukeldub vee alla, napsab kala, tuleb oksa peale, eks ole, ja sööb selle ära, siis tegelikult kõik see toimub umbes poole sekundi jooksul, see sukeldumine ja oksa peale tagasi hüppamine või isegi 0,3 sekundi jooksul peab see kala siis, või jäälind vaatama selle kala välja, täpselt mõtlema, kuidas teda tabada, sukelduma sinna vee alla, napsama nokka ja siis lendama oksa peale tagasi, nii et see on üks väikene selline looduse ime. Teine asi, mida te siin filmis võib-olla tähele panite, oli jäälinnu hääl. Ja täpselt selline see jäälinnu hääl ongi, nagu siin kuulda oli lihtsalt selline, ütleme, terav, võib-olla natukene kõrva kriipiv vigin või vile, mida tegelikult sageli, mis tegelikult hoopis reedabki selle jäälinnu olemasolu jõe ääres. Nagu ma enne ütlesin, et jäälind on kaunis arglind ja teda niisama lihtne seal näha ei ole, et läheme jõe äärde ja hakkame jäälindu vaatama. Vaid sageli ongi niimoodi, et läheme jõe äärde, kuuleme seda piiksatust ja ongi kõik ja jäälindu ennast üldse ei näegi. Nii et soovitan teil väga seal jäälinnu kodulehel saab ka seda jäälinnu häält kuulata, endale meelde jätta, et kui te lähete jõe äärde jäälindu otsima, siis see on ka väga oluline, et võib-olla te jäälindu ei kohta, aga vähemalt kuulete teda. Ja kolmas asi, mida siit filmist võib-olla kõrva taha panna või meelde jätta,
Te nägite, kuidas jäälind lõpuks lendas viuhti minema sinna nurga taha, jõe käänaku taha. Jäälind on väga kiire lind, nii et sageli näemegi ainult seda, kuidas ta vilksab sinise täpikesena nurga taha ja ongi kadunud. Nüüd, kui see kevad on kätte jõudnud, nagu praegu, täpselt aprilli keskpaigas, võib-olla see ongi aprillis tehtud foto. Ma täpselt ei tea, aga täiesti võimalik, et ongi aprill, väga suure tõenäosusega. Jäälinnud rändelt, kui nad Eestist siis ära rännanud jäälinnud siia tagasi jõuavad sealt Kesk- või Lõuna-Euroopast, siis tavaliselt nagu paljudel teistel linnuliikidel saabuvad esimesena ilmselt isaslinnud, kes siis valivad omale sobiva territooriumi välja. Seal toimuvad omavahelised sellised maade jagamised, võitlused, kes saab parema koha, kes on juba vanem jäälind, siis mitu aastat elanud ja varem pesitsenud, siis tulevad nad enamasti tagasi samale kohale, kus nad eelmisel aastal olid. Ja selle järel tulevad tagasi emaslinnud. No ja siis loomulikult, nagu ikka loomariigis, peavad emaslind ja isaslind kuidagi kokku saama ja kindlaks tegema, kuidas nad võiksid omavahel sobida. Kas nad sobivad teineteisele. Ja selleks on jäälinnul üks väga oluline rituaal, nimelt see isane jäälind peab püüdma ühe toreda priske kala ja selle kingitusena emaslinnule üle andma, nagu siin pildi peal on näha. Ja mäletate, rääkisin teile jäälinnu nokast, vot siin on väga hästi näha, et vasakul on siis isaslind ja paremal emaslind, nii et isane annab selle kalakese siin pildi peal emaslinnule üle, mitte vastupidi. Ja kui see emaslind siis võtab selle kingituse vastu, siis ta on justkui tunnistab, et jah, sa oled väga tore mees, et võiks küll sinuga hakata siin seftitama ja võib-olla järglasi saama ja pesa punuma. Nii et see on üks oluline rituaal, mis tegelikult ei ole omane ainult mitte jäälinnule, vaid paljudele teistele linnuliikidele, näiteks kajakatele ja tiirudele, kes samuti kaladest toituvad, nii et see ei ole midagi ainukordset, kuid on siiski väga huvitav nähtus ka jäälinnu elus. Võib-olla erakordne ongi see, et tavaliselt teatakse seda just kajakatelt ja tiirudelt, aga et see ka jäälinnul esineb, see on selline tore uudis. Ja miks see oluline on lindudele, mida see kalakene üldse näitab? Kalake näitab seda emaslinnule, et see isaslind on suutnud endale hankida ja vallutada sellise territooriumi, kus ta saab kalastada, kus neid kalu leidub, mida poegadele toiduks viia hiljem. Ja näitab ka seda, et see isaslind on suuteline üldse kala püüdma, eks ole. Et järelikult on tegemist ühe täitsa korraliku isaslinnuga, päris hea territooriumi endale vallutanud, et võib temaga küll hakata pesa punuma. Ja siinkohal ma arvan, et võiks teha väikese pausi ja muusikaga jätkata. Ma jätkan siit Ernst Enlo luuletusega. Südame
Timo. Kui pöörad vahel taeva poole pilgu, mis sest et huupi, mis sest et harva, siis sinu silmis taevatähti vilgu ja sinu silmad on siis taevakarva. Kui vaatad vahel otse taeva sisse, nii kõrgele kui ulatuvad silmad, siis tuleb taevas sinu silmadesse ja oled ise väike siin ilmas. Mis oli enne ja mis tuleb pärast, on kuskil kaugel eemal ära. On ilmaruum, on vilkuv pääsera ja oled sina teadmata, mis pärast, siis langeb kõrgedega arsvette see taevatare sinisärava ära, see taevarav, mille ta arvab, me läheme, kui aeg on jõudnud kätte. Kui pöörad vahel taeva poole pilgu, ei teagi miks, on vahel lihtsalt tarvis, siis sinu silmis taevatähti vilgu ja sinu silmad on siis taevavärvi. Ja sinu silmad on siis taevavärvi ja sinu silmad on siis taevavärvi. Timo. Joel Sangal luuletus Talitee. Ootan sind, ootan sind, ootan sind meres seljal, ilmatul juuvel ja serval, lagedal taliteel. Sina
sul tuge, küüned jääs ei hakka, libised mööda jääd, libised minust ära, libised lakkamata, üha võõramaks jääd. Selja, kaod üle ilma ääre, unustusse sa vaod, murduvad mere jäässe, ajukoorde mu päässe, pikad ja pimedad praod, murduvad mere jäässe, ajukoorde mu päässe, pikad ja pimedad praod, murduvad mere jäässe, ajukoorde mu päässe, pikad ja pimedad praod. Suur tänu. Üks Andres Langemetsa luuletust Rauas tee. Sinna jaama me kunagi ei jõua, kuhu kord pileti ostsime, seda raudteedki enam ei ole. Ma justkui taas vana vankritee, sinna jaama me kunagi ei jõua. Jõud ütleb meil ennem ülesse, vaejaamu ei pidanud olema ega kerget paguteed. Sinna jaama me kunagi ei jõua. Ehk oskavad teised veel
niisamuti sõidavad ainsa korra. Ei neilgi tagasiteed. 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 Suur tänu. Ma annaks nüüd üle jälle Rihole. Midagi? Tuleb. Suur tänu sulle ilusa kontserdi eest. Ja jätkame siit jäälinnuga siis. Mis te arvate, mis on järgmise pildi peal? Viktoriini küsimus. Auhinnaks on üks jäälinnu šokolaad. Pojad, lapsed, pesa, veel midagi. No mis on enne poegi ja pesa? Nüüd läheme ikka seksi juurde muidugi. Auhind jäi välja andmata. Ja ega siin tegelikult palju rääkida ei ole, lihtsalt fakt on see, et selline asi toimub ka jäälindude elus ja sellist pilti saada, nüüd fotoaparaati on, selleks peab olema õigel ajal õiges kohas, sellepärast et nagu lindudel ikka kestab see akt ainult mõne sekundi, nii et ega siin väga palju midagi looduses imetleda ei ole ja ainult tänu sellele, et Sven juhtus õigel ajal õiges kohas olema, saame näha, kuidas see jäälindudel käib, nagu kõigil teistel lindudel. Et siin ma tegelikult rohkem ei peatugi, vaid lähen hoopis edasi selle jutu juurde, et mida te pakkusite, et pesa, kuhu see jäälind siis oma pesa teeb. Nagu ma ütlesin, ta armastab väga selliseid selge veega, ütleme väiksema mõõduga jõgesid, kui on see Emajõgi. Ja oluline, et oleks jõe ääres mingisuguseid kõrgemaid järsakuid. See võib olla täitsa tavaline jõgi, täiesti tavaline Eesti jõgi, nagu siin pildi peal on, lihtsalt jõgi on uuristanud ühte käänakusse sellise järsema koha, selline mudane, mullane koht. Siin esiplaanil istub jäälind ühe toreda toika peal ja tema pesa arvatavasti on kusagil seal selle kaldavalli sees, ma arvan, et kusagil seal ülemises frondis nii-öelda või selle kamara all ülemises servas võib selle jäälinnu pesa siin olla. Nii et sellise on tüüpiline koht, kus võib jäälindu Eestis kohata, täiesti tavaline jõgi, täiesti tavaline jõekäänak, võib-olla olete isegi kalal käinud mõnes sellises kohas, aga pole tähelegi pannud, et seal elab jäälind. Aga muidugi kõige kuulsam koht, kus jäälindu võib kohata, on see sama, kus Erik Kumari kunagi jäälindu uuris ja kuhu toimus ka looduse omnibussi jäälinnuretk, see on Taevaskoja Ahja jõe ääres,
siin pildi peal on väike taevaskoda, seal on veel suur taevaskoda ja siis on neid pisemaid taevaskodasid seal või liivakivi paljandeid veel ridamisi ja kõik need paljandid on väga sobivad jäälinnu pesitsuskohad. Kunagi, kui siis Erik Kumari seal jäälinde uuris, siis ta sai sealt ka tulemuseks Eesti rekordi jäälinnu asustustiheduses ja pole võimatu, et ka ütleme nii pika jõelõigu peale siis ka Euroopa rekordi, kus tal oli 18-kilomeetrise jõelõigu peale 15 paari jäälinde ühel aastal. Ja läks paar aastat mööda, ei olnud enam ühtegi, nagu ma enne rääkisin, vahele tuli külm talv ja jäälinnud enamuses hukkusid. Nii et selline on see jäälinnu elu, et ühel aastal läheb maru hästi, teisel aastal jälle pisut kehvemini. Ja see pilt on tehtud selle aasta jaanuaris, kui me käisime tegemas osooni saadet Eesti Televisiooni võttegrupiga ja Sven Sadžekiga, kes siis seal saates ka jäälinnust rääkis pikemalt. Ja juhtus selline lugu, et loomulikult, et kuhu me seda jäälindu otsima läheme, ainus kindel koht, kus Eestis jäälindu näha võib ja mida võib ka välja reklaamida, on taevaskoda. Seda võite ise ka proovida, minge sinna, nagu ma enne ütlesin, siis mitte 20 ega 100, vaid minge üksi või väiksema seltskonnaga ja olge seal hästi vaikselt, katsuge hiilida, võib-olla teil õnnestub jäälindu näha. Kindlasti ta on seal nii suvel kui talvel. Ja meie läksime sinna jaanuaris ja nii kui me sinna jõe äärde jõudsime, sinna väikesesse taevaskotta, nii jäälind kohe istus seal ühe kuivanud kuusekese peal, nagu siin pildil näha on, kes tähelepani on siin pildi peal ka väike jäälinnukene. Ja Svenil on terav fotograafi silm, tema nägi esimesena, mina nägin ka kohe jäälindu, mul on terav linnuvaatleja silm ja ülejäänud seltskond ei näinud midagi, et mis jäälind. See oli päris kaugel, mitte üldse nii lähedal, nagu siin foto peal tundub, vaid ikkagi, ma ei tea, 100 meetrit või mis see distants võis olla. Ja nii kui me ära nägime selle linnu, nii samal hetkel nägi ka tema meid, et me nurga tagant välja tulime ja juba vilksas ta nurga taha, jõe käänaku taha ja oligi läinud. Ja selle päeva jooksul me rohkem jäälindu ei näinud ja pärast võttegrupp käis tund aega otsimas seda jäälindu ja mitte midagi. Arvatavasti see jäälind seal ikka kusagil oli, aga ta on väga ettevaatlik lind ja niisama lihtne talle lähedale hiilida ei ole. Nii et selleks, et jäälindu näha, peab olema tõesti kõvasti kannatust ja ka õnne. Ja mida ta seal, miks talle just need liivakivi paljandid meeldivad, on muidugi sellepärast, et tema teeb oma pesad siis seal liivakivi paljandi sisse ja see pesa jäälinnul on siis selline augukene, nagu siin pildi peal näha on. See pesa on kandiline sellepärast, et seda on kasutatud ilmselt mitu aastat juba. Jäälind võib ühte pesa kasutada mitu aastat. Ja värske jäälinnu pesa on siis selline, ütleme, nagu kuldnoka pesakasti olete näinud või ise meisterdanud, siis sama suur selline võib-olla 5-6 sentimeetrise läbimõõduga ikkagi ümmargune, kui ta värske pesa teeb. Ja kui ta on seda kaua kasutanud, siis see võib muutuda kas selliseks kandiliseks või mõnikord suisa selliseks pikerguseks, ovaalseks, see pesa ava, nii et on täiesti ära kulutatud juba ajaga. Ja see pesa ise on tal umbes 50 sentimeetri pikkune käik, mille ta uuristab sinna jõe kaldanõlva sisse ja selle lõppu teeb ta natukene suurema avarama pesakambri, kuhu siis muneb munad. Need munasid on enamasti kusagil 6-7 muna ja kõik need on lumivalged. Nii et selline on jäälinnu pesa ja see pesa käik on tal veel kaldega natukene üles poole, sellest tuleb ka siin tänase päeva lõpus juttu varsti õige pea. Ja see pilt ei ole nüüd Sveni pilt, selle pildistasin ma ise tollel samal käigul seal taevaskojas, selleks, et näidata teile, mis seal taevaskojas õieti toimub, kui te lähete. See on kõige parem koht, kus jäälinnud Eestis pesitsevad ja nagu seal jõe äärde lähete, kohe panete tähele, et kusagil paari meetri kõrgusel, meetri kuni paari kõrgusel on täis selliseid auke, nagu kuulipildujaga lastud sinna seina sisse, mitte ainult selle ühe koha peal, vaid igal pool, kus need liivakivi paljandid suuremad on, näete, et seal on paksult auke täis ja kõik on ühe kõrguse peal niimoodi ilusasti. Ja need on siis kõik jäälinnu uuristatud käigud. Ja miks nad on ühe kõrguse peal, arvatakse sellepärast, et ta valib lihtsalt sellise pehmema pinnasega kihi, see on siis, ma ei tea, 100, 1000, miljonite aastate jooksul ladestunud liivakivi kihid, eks ole, ja ta on siis valinud ühe pehmema sealt välja, kuhu on lihtsam enda urgu sinna sisse uuristada.
Ja nagu ma ütlesin, siis ta võib ühes pesas pesitseda mitu aastat, nagu siin vasakpoolne ava näiteks tundub olevat selline vana pesaurg, hästi kandiliseks ära hõõrutud. Ja järgmisel aastal võib ta pesa teha ka sinna kõrvale. Ja siin on koguni näha siis 1, 2, 3, 6 auku vähemalt, võib-olla kõik ei ole olnud pesad, vaid on jäänud pooleli mõni ava, aga igatahes neid on seal päris kõvasti seal taevaskojast näha, kus on siis head jäälinnu pesitsuskohad. Ja see on põhjus, miks ka jäälindu jäärähniks kutsutakse, lisaks sellele, et tal selline tore rähni moodi nokk on, siis ta uuristab, eks ole, samasuguse käigu või augu, nagu rähn teeb seda puu sisse metsas, tema teeb siis jõe kaldasse. Ja mis veel rähniga sarnane on, rähni nimetatakse metsas väga oluliseks tegelaseks, sellepärast, et tema loob elupaiku teistele olestele, ehk siis rähnid teevad enamasti igal aastal uue pesa ja vana pesa jääb kasutada teistele lindudele, seal putukatele, nahkhiirtele, lendoravale ja paljudele teistele elukatele, kes saavad seda ära kasutada ja kui te vaatate hoolega siia pildi peale, siis te näete ka siin on üks selline huvitav auk, mis on suures osas sammalt, rohelist sammalt täis tassitud. Nimelt siis jäälinnu vanad pesad võetakse ka kasutusele teiste lindude poolt ja kõige sagedasemaks tema naabriks on käblik, võib-olla ka punarind, kui on suurem ava, siis võib isegi must rästas seal võib-olla olla oma pesa teha, või siis talvel lähevad linnud sinna sooja ja öösel võivad sinna lihtsalt ööbima minna, ööbimiskohana kasutada neid jäälinnu pesi, nii et jäälind on väga tänuväärne elukas seal jõe ääres ka teistele lindudele. Nii, ja kui siis munad on ära munetud, oletatavasti on seal pimedas koopas siis ka pojad koorunud, siis tassitakse muudkui kalu neile. Siin vasakul on näha üks emaslind, kala on nokas ja kala on päris priske. Ja selle kala suuruse järgi on võimalik ka ennustada, kui suured need pojad seal pesas juba on. Kui pojad on äsja koorunud, siis need on pisikesed ilma sulgedeta, nendele viiakse hästi tillukesi kalakesi ja kui pojad on juba päris suured, nii et hakkavad juba välja lendama, siis viiakse selliseid priskeid kalu, nagu vanalinnud isegi söövad. Ja siin on välja rehkendatud ka, et ühe pesakonna üles kasvatamiseks peavad jäälinnud püüdma või sinna pessa viima umbes suurusjärgust 1500–1600 kalakest. Pluss veel need kalad, mida nad siis enda elus hoidmiseks peavad püüdma. Nii et see kogus on päris suur ja sellepärast nagu eelmise sajandi suurele osale sellest iseloomulik oli, arutleti ka selle üle, kas jäälind on kalavarudele kahjulik, kas jäälinde peaks hakkama kuidagi nottima või piirama nende arvukust, aga õnneks siis ka Erik Kumari leidis, et väga suurt tähtsust jäälinnul siiski ei ole tööstuslikult olulistele kalaliikidele, nii et see plaan jäi katki, et jäälinde keegi õnneks hävitama ei hakanud eelmisel sajandil Eestis. Aga mis selle pildi peal on üks oluline detail? Kui te vaatate seda isaslindu seal paremal, siis tema nokaots on liivane. Mida te arvate, miks on isaslinnu nokaots liivane? Väga õige, tuligi juba õige vastus. Sellepärast, et sel ajal, kui tema kaasa tegeleb nende ühiste järglaste üleskasvatamisega, on isaslind asunud juba uue pesa uuristamise kallale. Nimelt jäälinnul võib olla ühel aastal isegi 3 pesakonda järglasi, kui on hea aasta ja tugevad vanemad, võivad nad kasvatada Eestis üles 3 pesakonda järglasi. Esimesed munad võivad pesas olla kusagil aprilli lõpus, ütleme siin nädala pärast juba võib-olla, sel aastal on selline väga hea soe aeg ka olnud, et nädala paari päeva pärast võivad võib-olla esimesed munad olla ja viimase pesakonna pojad võivad välja lennata alles septembri lõpuks. Nii et nende pesitsusperiood on erakordselt pikk, mida teistel linnuliikidel Eestis ma ei teagi, et oleks aprillist kuni septembrini kogu aeg võivad tegeleda ainult siis järglaste kasvatamisega. Nii et jäälind on väga produktiivne ja et sellest kõigest veel vähe pole, lisaks sellele, et tal võib ühe kaaslasega olla 3 pesakonda, võib sellel isaslinnul olla ka 2 kaaslast. Nii et asi on päris huvitav, võib öelda. Nii et ega me tegelikult ei teagi siin pildi peal, kui sellel isaslinnul on nokk liivane, võib-olla see annab märku väikesest kõrvalhüppest hoopis, et ta on seda pesa uuristamas hoopis mõnele teisele
kaunile daamile. Ja on teada selliseid juhtumeid, ütleme siis Euroopa rekord, kus üks isaslind on 2 erineva emaslinnuga üles kasvatanud mõlemaga 3 pesakonda ühel aastal, nii et kokku ühel isaslinnul siis 6 pesakonda poegi. Kui mõelda, et igast pesakonnast koorub 6-7 poega, teeb see kokku, mis see siis on, mingisugune 40 järglast ühel aastal. Nii et see on üks põhjus, mille pärast need külmad talved, millest ma siin eespool rääkisin, ei suuda jäälindu päris ära hävitada, sellepärast et ta on väga produktiivne linnuliik ja suudab kiiresti oma arvukuse taastada ja seda ka Eestis, et kui ühel aastal pole teda üldse, paari aasta pärast on olukord juba jälle täiesti normaalne. Nii et selline huvitav lugu. Ja kui nüüd pojad on juba nii suured, et on valmis välja lendama, siis on üks väga huvitav lugu jäälinnuga veel. Nimelt need 6-7 poega, mõnikord harva ka 8, vupsavad sealt pesa august välja kõik ühel päeval ja väga lühikese vahega. Sven on ise ka kirjeldanud, kuidas need tulevad nagu sealt pots iga 10-20 minuti tagant hüppab üks välja ja ühe päeva jooksul kõik lähevad korraga sealt välja ja nad on kohe muidugi lennuvõimelised, et sealt vette ei potsataks, eks ole, kui see seal kalda järsakus on see pesa. Et oskavad lennata ja siis kogunevad sinna pesa lähedusse okste peale, nagu siin pildi peal näha, üks pisikene jäälinnupoju sirutab tiibu ja kuidas teda vanalinnust eristada, no 2 asja jääb siit silma, üks asi on lühem nokk kui vanalinnul ja teine asi, mille pärast ma soovitasin jalgadele tähelepanu pöörata, et pisikese jäälinnupoja jalad ei ole mitte korallpunased, vaid on tumepunased või siis kaugelt vaadates tunduvad mustad või sellised hallikad hoopis. Nii et selle järgi on võimalik kindlalt eristada noorlindu vanalinnust, aga muidu sulestiku poolest ja niimoodi näevad nad ja suuruse poolest on nad väga sarnased vanalindudega. Aga tagasi tulles selle juurde, et nad vupsavad sealt kõik ühel päeval välja, on veel üks väga huvitav nähtus jäälinnu elus, millele ma nüüd ei ole veel kinnitust saanud kaasaegsete uurimismeetoditega tehtud uurimustest, aga seesama Erik Kumari uuris ka seda, mis toimub jäälindude pesa sees. No tol ajal, kui Kumari linde uuris, siis tavatseti linde uurida ka püssiga ja labidaga. Püssiga siis sel juhul, kui oli vaja linde mõõta, kaaluda, muid vigureid teha, siis tuli lind maha lasta ja seda tegi Erik Kumari samamoodi, lasi siis mõned jäälinnud ka maha seal Ahja jõe ääres. Aga teine asi, kuidas teada saada, kui palju on mune või poegi seal pesas, muidugi ta kasutas ka peeglite süsteemi ja muid variante, kuidas teada saada, aga kui see ei õnnestunud, siis kaevas pesa lihtsalt lahti ja paljudel juhtudel ka nii-öelda kollektsioneeris siis munad või pojad ja paljusid neist nii lastud lindude nahkasid, neid mune poegi võite näha, ma arvan, siiamaani Tartu Ülikooli zooloogia muuseumis. Nii et tegelikult on see tänuväärne uurimismaterjal, mida tol ajal selliste meetoditega saadi. Aga üks asi, mida siis tol ajal sellise meetodiga uurijad avastasid, oli, siin on üks siis foto, Erik Kumari tehtud foto ühest tema raamatust, kus on näha tema enda soni sisse pandud jäälinnu pesakond. Siin on siis vist ongi 7 poega või. Ja ta täheldas seda, ja mitte ainult tema, vaid ka teised uurijad, et jäälinnu pojad paiknevad seal pesas ringiratast. Ta nimetas seda rattakodara süsteemiks ja kõigil nokad väljapoole. Ja see süsteem on selline, et kellel on nokk sinna avapoole, see saab nokka kala, kui vanalind tuleb pessa toiduga. Ja kui on kala kätte saanud, liigub ühe koha võrra päripäeva edasi ja järgmine jäälinnupoju läheb asemele. Ja niimoodi käib see ratas tik-tik-tik-tik-tik, eks ole, umbes 1600 korda, kuni nad siis suureks kasvavad, nagu ma enne ütlesin, umbes 1600 kala sinna pessa viiakse, nii et see kodar võiks umbes nii palju siis ringi käia selle 3 või 4 nädala jooksul, mis nad seal kasvavad. Ja see on põhjus, mille pärast kõik jäälinnupojad kasvavad võrdse kiirusega ja lendavad ühel ajal kõik välja. Nii et see on linnuriigis vähemalt üks selline üsna harukordne nähtus, mida ma ei ole kuulnud, et teistel linnuliikidel oleks täheldatud. Nii et selline kohastumus on jäälinnul siis tekkinud siin aegade jooksul. Aga kas see
Noh, siin on tulnud mul endal üks selline teooria, et võib-olla need jäälinnud on seal kodaras niimoodi nokad välja poole sellepärast, et see võib ka kaitserefleks neil olla, et kui ikkagi pesa lahti kaevatakse, et siis nad võtavad sellise poosi võib-olla, sest et kui vaadata kaasaegsete meetoditega tehtud fotosid või isegi videosid ja veebikaameraid isegi, mis on paigaldatud jäälinnu pessa, siis seal alati need jäälinnud ei ole niimoodi ilusasti kodaras. Aga mine sa tea. Igal juhul kõik nad vupsavad sealt ühel ajal välja ja siis istuvad nad seal oksa peal ja vanalinnud neid toidavad. Võib vahepeal sattuda ka selline palakene, nagu siin pildi peal on, mis ei ole üldse kala, vaid on hoopis ilmselt mingi puruvana. Üks selline väikene veeelukas. Ja toidavad neid linde neid väikesi jäälinnu poegi mõned päevad ja siis peavad jäälinnu pojad ise juba hakkama saama. Jäälinnu elu on väga karm, võib öelda. Kui nad pesast välja tulevad, peavad nad kohe lennata oskama ja kohe esimese paari päevaga õppima ise kala püüdma, ise sukelduma, ise oma elus hakkama saama. Sellepärast, et jäälinnud teineteist tegelikult väljaspool pesitsusaega väga ei salli. Ja isegi pesitsusajal käivad kõvad territooriumi võitlused oma territooriumile, eriti teisi jäälinde ei lasta ja võitlus käib ka nende heade toitumisoksade pärast, kus on hea kalu passida. Ka seal käib kõva võitlus, kus aetakse siis oma liigikaaslased minema ja kui pesitsusaeg saab läbi, siis läheb ka see isa ja ema, lähevad lahku, isegi kui nad jäävad sama jõe peale talvitama, siis on kirjeldatud, et nad hoiavad ikkagi mõlemad oma territooriumile ja teineteise ellu väga palju ei tungi ja peavad mõlemad siis oma pead hakkama saama. Ja kui neil õnnestub talv üle elada, siis kevadel võib-olla hakkavad jälle koos pesa muidugi punuma, aga talve elab igaüks omaette üle. Ja sama kehtib ka poegade puhul, nii et selline tore elu, et päevitad siin päikese käes nagu see parempoolne pojukene ja ootad, kuni ema või isa sulle pala suhu pistab. See ei kesta mitte kaua, vaid ainult mõne päeva ja seejärel peavad nad ise hakkama saama. Ja ongi teada, et jäälindudel kõige kriitilisem aeg on just nimelt 2 esimest nädalat, kui nad peavad õppima siis iseseisvalt hakkama saama ja umbes pool jäälinnu poegadest hukkub esimese 2 nädala jooksul. Kas nad uppuvad, ei õpi õiesti sukelduma või pannakse nad nahka kellegi poolt või surevad hoopis nälga või juhtub midagi muud nendega. Nii et suur osa poegadest hukkub kohe. Ja ülejäänud, kes siis suudavad ellu jääda, need arvatakse, et kuna ükski vanalind neid oma lähedal ei salli, eks ole, lähed seal järgmise jõekäänu taha, on järgmised vanalinnud, teise jõe peal on jälle mingid jäälinnud, kuskil neil õieti kohta ei ole, siis arvatakse, et jäälinnud võivad alustada siis ära rännet Eestist, juba hakata vaikselt lõuna poole liikuma juba suvel. Et nii kui need pojad sealt välja lendavad, nii on nad lihtsalt sunnitud endale ise mingisuguse koha leidma ja liiguvad siis palju ringi. Nii et suvel võib näha sellised ringi liikuvaid noorlinde. Ja mida ka Erik Umari oma töös on öelnud, et tänu sellele, et jäälinnul võib olla 3 pesakonda aastas, tal võib olla isaslinnul mitu kaaslast ja need pojad, kõik, kes siis sealt välja tulevad pesadest, need võivad terve suve jooksul siis laialt ringi liikuda, on jäälindude uurimine väga keeruline, et kunagi ei tea, mis seal toimub. Mingi paras virvarr, segapuder on seal jõe peal, kas see on esimene pesa, teine pesa, on see esimene naine, teine naine, on see, ma ei tea, mitmes pesakond, on need pojad või vanalinnud, et seda ka tegelikult peab ikkagi lähedalt jäälindu nägema, et kindlaks teha, kas see on noorlind või vanalind, eks ole. Nii et paras segapuder on seal jõe peal ja nende uurimine on kaunis keeruline. Nüüd jäälinnu ränne, ütleme põhiaeg vanalindudel on arvatavasti kuskil september, oktoober, november, kus nad meilt lahkuvad ja nagu ma ütlesin, siis pojad arvatavasti asuvad kuhugi poole teele juba varem. Ja kuidas me seda teame? Ega eriti ei teagi tegelikult, sellepärast, et kuidas me üldse teada saame, kuhu mingid linnud rändavad või kuhu nad liiguvad, on lindude märgistamise järgi. Ja selliseid väikesi linde nagu jäälind märgistatakse siis jala rõngastega ja Eestis tegelikult on märgistatud umbes 550 jäälindu üldse kokku, nii palju kui teada on. Enamasti on need pesapojad, on ka vanalinde märgistatud, püütud kinni ka rõngastusjaamades ja mujal.
ja nendest on teada ainult 3 taasleidu, kes on uuesti üles leitud siis kuskilt. 2 tükki on siit samast Eestist ja 1 on siis tõeline selline rändaja, kes oli mai lõpus rõngastatud pesapoeg ja ta oli jõudnud septembrikuuks Sloveeniasse, umbes 1600 kilomeetri kaugusele oma pesitsuskohast. Ja kui vaadata, kuna Eestist oli neid andmeid väga vähe, siis me palusime Matsalu rõngastuskeskusel ka meie lähinaabritelt uurida neid jäälindude rõngastusandmeid ja selgus, et näiteks Lätis on rõngastatud seal üle 1000 linnu ja neid taasleide oli kas 7 vist ainult väljastpoolt Lätit. Nii et tõesti neid väga vähe infot on jäälindude rände ja liikumiste kohta, aga ka need Läti linnud leiti Kesk-Itaaliast ja Lõuna-Prantsusmaalt ja sellistest kohtadest ja on ka Hollandist leitud näiteks siin Leedu linde ja nii et arvatavasti kuhugi Lõuna-Euroopasse nad lähevad, võib-olla Kesk-Euroopasse, kuidas keegi ilmselt. Ja minu käest on ka küsitud sellist väga head küsimust, et kui jäälind on ainult veega seotud, nagu ma siin alguses ütlesin, et ta ei lähegi veest kaugemale ega kõrgemale kui paar meetrit, et kuidas ta siis rändab, et kas ta peab piki jõge kogu aeg lendama, leidma sellise veeteed siis sinna Sloveeniasse või Itaaliasse välja. Et arvatavasti ta ikkagi peab lendama ka üle põldude ja metsade tegelikult, aga keegi seda kunagi näinud ei ole. Ja miks ei ole näinud? Sellepärast, et arvatakse jäälind rändab öösiti peamiselt, et kui ta siis mingeid pikemaid vahemaid on vaja läbida, siis teeb ta seda hoopis öösel. Ja see on ka selline üsna tavapärane kohastumus lindudel röövlite vastu, et kui sa päeval rändad, siis oled sa hea sihtmärk, aga öösel on hea rahulik lennata. Ja siis tänase päeva lõpetuseks on 2 lugu, mis on Sven Satseki oma kogetud lood ja kohtumised jäälindudega. Ja esimene jutt on talvest. Nagu ma ütlesin, siis jäälindude jaoks talv on väga karm aeg, enamus neist võib talve jooksul hukkuda. Ja need pildid, mis siin on nüüd tulevad, need on tehtud sellisel talvel, kus Eestis oli üle 30 kraadi külma. Ja nagu ma ütlesin, siis on jäälindudel väga vähe võimalusi siin leida sobivaid jäävabasid kohti, jäävad võib-olla ainult üksikud laigud sinna jõgede äärde, kuhu siis jäälinnud kogunevad ja kui on üle 30 kraadi külma, siis hakkab jõgi juba aurama, eks ole, ta muutub võrreldes ümbritseva temperatuuriga nii soojaks, et hakkab juba aurama ja vaene jäälind, kellel ei ole mitte kusagil mujal olla, kui seal ainsas kohas, kus see jõgi aurab, siis see veeaur hakkab tema sulestikus kondenseeruma või moodustama selliseid jäätükke ja siit pildi pealt on ka näha, kuidas ka jäälinnu nokk hakkab kinni külmuma. Nii et see on see saatus, mis ootab neid jäälinde, kes riskivad siia jäämisega ja on otsustanud mitte siit lahkuda, vaid proovida selle talve üle elada. Ja ühe jäälinnuga, keda siis Sven seal jälgis talvel, juhtus selline lugu, nagu siin pildi peal on näha, et need jääklombid muutusid eriti suureks kamakaks ja kui te kujutate ette, kui palju need kaaluvad võrreldes linnukaaluga, siis on üsna selge, et sellisel jäälinnul pikka iga ei ole ja nagu siit pildi pealt on näha, siis üks jääkamakas on olnud isegi nii raske ilmselt, võib-olla see sama on siit koos sulgedega välja kaksatud juba ja siit on eriti hästi näha ka see, et tema nokk on kinni külmunud. Nii et selline on jäälindude talv ja Sven arvas, et see jäälind ka suri, sest et ta jälgis seda päris mitu päeva ja ühel päeval oli ta lihtsalt kadunud. Et arvata võib, et ta hukka sai. Aga nüüd natukene ilusam lugu lõpetuseks. On üks erakordne juhtum, nagu siia on kirjutatud ja see on üks väga ilus lugu, ma hoiatan ette juba, et te nutma ei hakkaks või kes hakkab, siis pole ka hullu. Siin pildi peal võib tunduda, et see jäälind, nagu siin vaatasime enne seda filmi ka, et sukeldub vee alla, võtab kala ja siis kuidagi rabeleb sealt vee alt välja uuesti lendu ja oksa peale tagasi. Aga tegelikult selle pildi peal jäälind üldse ei tule mitte vee alt, mitte ei ole sukeldunud kala järele, vaid tegelikult juhtus selline lugu, ma ütlesin, et Sven
kuidas ta need pildid üldse saanud on, eks ole, et ta pani siis varjetelgi jõe äärde ja jälgis üle kuu aja ühe jäälinnupaari tegemisi. Nägi, kuidas nad pesa uuristavad, kuidas neil ilmselt munad tekkisid, hakkasid sinna toitu tassima, pojad olid ilmselt koorunud, kalad läksid aina suuremaks vanalindude nokas. Kõik oli justkui hästi ja ühel päeval juhtus säärane lugu, et veetase jões hakkas tõusma ülikiiresti. Ma ei mäleta, see oli mingi müstiline umbes 10 sentimeetrit tunnis või mingi selline müstilise kiirusega hakkas vesi tõusma. Ja siin pildi peal rääkisin, et jäälind istub ikka oksa peal ja passib seal kalu, aga ega ta siis niimoodi ei istu, nagu siin pildi peal on, et saba on vees, ise on üleni läbi märg juba, nagu mingi rääbis. No see ei ole normaalne jäälinnu elus. Lihtsalt juhtus see lugu, et vot siin on hästi näha ka see, et see on üks lemmikoks ilmselt jäälindudel istumiseks, et siit on istumiskoha pealt see koor juba ära hõõrutud, eks ole, et nad armastavad selle koha peal istuda. Aga tavaliselt on see jõgi palju madalamal. Ja juhtus siis säärane lugu, et see jäälinnu pesa, mis asus, nagu me siin ühe pildi peal näitasin, sellise mulla või kaldavalli ülemise serva all, jäi selle tõusuvee alla, nii et siin pildi peal see pesa suue on täpselt veega samal tasapinnal, nii et see jõevesi ujutas pesa sissepääsu ära ja mida need linnud siis tegid, nagu näete, siin see kala on liivane, mida ta üritab sinna pessa viia, nii et ta üritas nagu sukelduda sinna vee alla auku ja sealt sisse minna, aga põrkas nagu lutsukivi vee pealt üles ja vastu siis seda mullavalli sinna üles ja sealt siis tagasi põrkas vette, eks ole, ja sellepärast eelmise pildi peal oli näha, lind oli ise läbi märg, kala on liivane ja lõpuks oli see üks väga kurb vaatepilt, kuidas siin millegipärast Sven ei ole siia pannud ühte fotot, kus lõpuks 2 lindu, siis isa ja ema mõlemad istusid selle sama oksa peal, olid väga kurvad ja nad ei osanud enam mitte midagi teha, kui ainult vaadata, kuidas nende pojad jäävad sinna veetulva alla. Aga mida siis Sven oma sõbraga ette võttis, oli see, et tema oli hoolega lugenud, nagu ma enne ütlesin, ta uurib põhjalikult oma foto- või pildistamisobjektide elu ja tal oli meelde jäänud, et kui Erik Kumari kaevas neid jäälinnupesi lahti, siis ta oma raamatus on kirjeldanud, et kui jäälinnupojad on seal pesas suured ja pesa lahti kaevata, siis need pojad ei jäta mitte kunagi, või tähendab, vanalinnud ei jäta poegi mitte kunagi maha, vaid alati toidavad neid edasi. Ja sellele tuginedes võtsid nad sellise riski, et kaevasid seda pesa siis natukene lahti, läksid sinna pesa juurde ja kaevasid seda pesa ava lahti. Nad ei pidanud isegi päris lahti kaevama, vaid otsustasid, et kaevame alguses pool. Nagu ma ütlesin, siis see pesa käik on kaldega üles poole, nii et kui poole peale lahti kaevata, siis vesi enam sinna ei ulata. Ja nad kaevasid pool lahti ja kohe vupsasid need vanalinnud sinna kalaga sisse, hakkasid poegi edasi toitma ja samal hetkel, nagu ikka muinasjuttudes, hakkas ka vesi alanema ja päike tuli välja ja mis veel, vikerkaar ja järgmisel päeval olid pesast välja lennanud 7 jäälinnupoega. Nii et see on üks selline imeline lugu, mille üle Sven ise ka imestab, et selline lugu temaga on juhtunud, et see on võimalik, selline õnneliku lõpuga lugu. Ja lõpuks, siin on näha veel, kuidas siis see jäälind, eks ole, on ise läbi märg ja üsna nõutu ja lõpuks oli siis võimalik sel vanalinnul puhata seal oma tiibu ja närve rahulikult seal kalda serva peal, mis tegelikult on ka väga haruldane pilt, sellepärast et jäälindu näha istumas kivil on üsna haruldane, mõnikord istub ta küll ka näiteks kalameeste õngeridval isegi, juhtub sinna peatuma. Aga et jäälind istub kusagil mulla hunniku peal, see on päris haruldane vaatepilt. Nii et sellega lõpeb täna ka Sven Satseki pildiprogramm jäälindudest ja ma arvan, et siinkohal võime teha talle suure aplausi ja tänu selle eest. Ja lõpetuseks on jäänud veel üks pisike asi. Nimelt, ma olen siin mitu korda nimetanud jäälinnu kodulehte, kes sai sealt tagant endale jäälinnu kleepsu
kes ei saanud, võib, ma arvan, et neid on seal veel järgi, minge võtke endale Jäälinnu kleep, seal on selle kodulehe aadress peal ja minge tutvuge selle lehega, nagu siit näha on, sealt saate lugeda Jäälinnu enda kohta, palju seda juttu, mida ma juba rääkisin, seal on pildid, need videod, mida ma näitasin, seal on igasuguseid muid asju, käimas on Jäälinnu joonistusvõistlus, mis kestab, mille töid saab esitada siis aprillikuu lõpuni ja muud palju huvitavat, nii et minge külastage seda lehte. Ja mis seal võib-olla kõige olulisem on, millele ma praegu tähelepanu juhin, on see nupukene Jäälinnu vaatlused, ehk kui te olete jäälindu näinud juba või näete sel aastal, vajutage sinna nupule, seal saate oma vaatluse ilusti panna ise kaardile ja kui Raatsi oma vaatluskohta teistele avalikustada, seal on need kõik ilusasti näha, ka teiste omad niimoodi punktidena, klõpsite punkti peal, näete, kes mida kuskil nägi. Ja võite siis helistada või kirjutada otse mulle ka, kui te ei taha, et sinna avalikult üles pannakse. Nii et see oli minu selline üleskutse ja lõpuks tänan Sveni ja kõiki teisi, kes aitasid seda ettekannet teha. Ja meie peame tänama ka Keskkonnainvesteeringute Keskust. Suur tänu! Ja mina tänan Reho ja tänan ornitoloogia ühingut ja võin öelda juba saladuskatte all, et selle aasta loodusaasta fotokonkursil oli nagu eriauhind, et me valime ka aasta linnu parima tegija ja ega ei pääsenud kergelt, ikka 3 lindu valiti. Nii et selle aasta see uus raamat saab ikka 3 linnu väärides. Nagu 3 lõvi, aga nüüd tuleb siis 3 jäälindu. Nii, aga see vana raamat sulle, Riho, tule siia. Noh, niimoodi, ma arvan, et siin on ka, aga üks pilt, mis mul tuleb meelde, oli üks fantastiline pilt, toodus aastafoto ühest varasemast võistlust, mis võitis vormimänguri pildi, et jäälind sukeldus kala püüdma ja moodustus vabadussammas. Uskumatu. Nii, Rihole, tähendab Riho Sibulale ma tahaks anda sama raamatu, aga ma sooviks, et sa laulad ühe laulu veel omal valikul, kas on jäälind või on näiteks lõppu sooviks hoopis üks lustakas Ilmar Trulli ja Jaak Tuksami laul. Rähknib metsas ringi, käib niisama, jalutab. Rähknib metsas ringi, äkki tunneb pea valutab. Rähknib metsas ringi, äkki tunneb pea valutab. Mõtleb, siin pole pea miskit muud kui pane aga peaga vastu puu. Tige hommikuti sõimleb, kargab turja, vannub kurja. Tige hommikuti sõimleb, nõnda päev võib minna nurja. Lahke hommikuti võimleb, kõigepealt teeb lahke musi. Kõigepealt teeb lahke musi, siis teeb teisi harjutusi. Aitäh sulle, Reho. See on mu lemmiklugu. Ja raamat ja uus raamat ja kõik järgmised raamatud ja seda lugu iga kord, kui me kokku saame, laulamale. Nii. Suur aitäh ja siis lähme vaiksel reedel lähme Viljandisse. Esmaspäev tuleb siia tagasi.